Tervist! Sina kirjutad täna teksti, kus sa arutled teemal, kuidas sa suhtud rikkusesse, kust maalt, kes on rikkad inimesed, millised nad meil siin Eestis, aga ka suures maailmas on, milliseks raha inimesed muudab, kuidas sina saaksid rikkaks, mille poolest, kust maalt algab rikkus, mis teatavasti hingerahu rikkus, nii siis, kui teda ei ole, kui veel enam siis, kui teda on. Aina jama. Seepärast oma tekstis saad sa täna arutleda ka teemal, missuguseks sina, kaunis hing, muutud siis, kui sa oled rikas. Olgu see siis lotomiljon, näiteks 11, või see võib olla ülihea äriidee, ega ometi poolt juba olemas. Ehk siis arutlemise teema on magus. Sa teed seda niikuinii iga päev. Näed kellelgi olevat arusaamatult palju pappi ja ruttu. Juba sa mõtled, kust kohast ta sai, mida ta sellega teeb, kes ja milline ta ise on, mitmemilline. Ja kujutled ennast sellise summa õnnelikuks omanikuks. Äge teema. Pealkiri on meie tänasel õppematerjalil. Me oleme Tallinnast ja maksame. Ega ometi siin me oleme, kas tõesti Smuuli suvitajad, kultusfilm 50 aasta eest tehtuna ja uus versioon ka. Sõidame, paneme kirja vahemärgid ja kokku lahkud. Sel ajal, kui me seda teeme, ole kallis, vaata tekst üle ka selle pilguga, kus kohas on vastused küsimustele, valgust varjukülgedele. Nimeta kirjanikke, kes on oma teostes erinevatel ajastutel kirjeldanud priiskavaid ja ületarbivaid rikkureid. Sa ei pruugi piirduda nendega, kes on meie õppematerjalis. Ehk tead enamgi, kui palju peab olema varandusel 0, et rahvas ei oskaks rikkurit kadestadagi, kujutlusvõime saab otsa. Nimeta tunded ja iseloomu omadused, mis pehmendavad kirjanike kriitilist satiiri, ehk siis rikkurite kallal ilkumist, mis on toimunud antiigist siiani. Kes on tänased pidevalt rahvaga suhestuvad ja hetkeolusid sõnastavad kirjanikud. Kes need on küll? Mis ja mille tõttu on viimastel aastatel meie planeediga juhtunud? Milliseid lahendeid õpetavad pandeemia, energiakriis ja 3. maailmasõda? Mõningatel andmetel toimub juba mitmes aasta. Me siin alles arutleme, tuleb või ei tule.
ja milliseid lahendeid õpetavad loetletud toredused inimestele mitmekihilisest kriisist väljatulekul. 7. loetle palun leidlikke, lootusrikkaid lahendusi maa tervise taastamisel. Minu arvates ökokogukondade, pisiasumite, ise toimivate kogukonna rajatiste võrgustik. Sinul on oma arvamus tehnilisemaks, säästlikumaks, rohelisemaks. Anna minna. Me oleme Tallinnast ja maksame, kui me läheme punkti teed, siis sellega on niisugune lugu, et seda ei ole. Aga sa võid panna kõrvus Liia Laatsi hääl kohviveski rollis kultusfilmis. Sel juhul sa virutad sinna hüüumärgi. See tegelane ei rääkinud ühtki lauset ilma hüüumärgita. Sissejuhatus, millele järgneb teemaarendus ja siis lõppsõna, mis on sissejuhatuses sugulane. Ta ütleb võidukalt, ahaa, nii nagu väitsime sissejuhatuses, ongi meie, keskmiselt varakad, kenad kodanikud. Tekst on loodud aastal 2022, vahepeal meie kena keskmine on õnneks kõigil ühiselt. Keskmine on kuskil mujal kui toona. Jaak-jalad põhjas, varsti tõukame lahti, ära rikkus tuleb, ma ütlen. Ühtaegu kaarekesega kokku ja kaarekene on meil all. Ühtaegu nii naerame kui kadestame ilma komata kui, nii kui ka. Kadestame rikkaid, pole viga, Eduard Vilde ja Juhan Smuul tegid seda samuti. Rikaste ringkondades kokku, poolitusmärk rea lõpus. Ringleval Kaur-Kenderil loetelu koma, Kertu Rakkel ja Kadri Kõusaarel pole samuti piinlik oma või leivaisade üks sõnaringkonna kokku üle muiata. Nüüd on valik, kas oma ringkonna või leivaisade ringkonna, aga saab teha asja mängulisemaks, kirjanduslikumaks, kirjutades kokku ka või. Vaata, mis juhtub, sõber, või leivaisade teeme nii, üle muiata. Iroonia Tallinnast olevate maksjate suunal on vahel päris vahe. Ja läheme teemaarenduse juurde. See, et edukad ettevõtjad üks sõna ja õpetajad Armin Kõomägi ja Jürgen Rooste näiteks. Me peame selle näite ära eraldama lausest, teeme nii. Edukad ettevõtjad ja õpetajad, Armin Kõomägi ja Jürgen Rooste näiteks, kiil, emmatud komadega, raamatuid kirjutavad ja näidendeid filme
sidekriipsu juhtum, näidendeid sidekriipsfilme loovad, on lahe. Teravad olid oma jõuka äiapapa üks sõna, suhtes nii Vilde kui Tammsaare. Kirjandusklassikute kokku loodud tegelased Vestman ja Köögertal, aga ka härra Maurus, kelle juurde raha tooma võib tulla kas või kokku südaöösel kokku, on saanud samasugusteks kokku sümboliteks. Tagumise koma põhjus on põimlause sisse istutatud jubats. Pealause on kirjandusklassikute loodud tegelased on saanud samasugusteks sümboliteks, siit see tagumine koma, lõks. Koma, sümboliteks koma, rea lõpus, terminiteks või isegi diagnoosideks, nagu Mugri Märt Kitzbergil võrdlev nagu, koma ei taha. Nii on. Me ei oska oma maajuurse üks sõna päritolu kokku tõttu ka Elon Muski unistustesse ja nende täitumisse, piiramatusse küllusse ega selle kasutamise raamideta võimalustesse mitte kuidagi suhtuda. Isegi kadestamise jaoks on nulle hõlmamatult palju. Kirjanikul peab olema keskmisest oluliselt enam huumorimeelt üks sõna, et iroonia ja satiir ei läheks liialt groteskseks ega sarkastiliseks, siis on päris kibe. Armastus mere ja laevade, looduse ja inimlikkuse vastu võimaldab Juhan Smuulil sooja naeruga portreteerida suvitajaid ja polkovniku leske, arstid ei tea midagi, nii, et see ei solva, vaid naerutab. Ühtlasi viis polkovniku lese karakter Juhan Smuuli korduvalt KGB-sse aru andma, miks ta irvitab ladviku nomenklatuuri rouvade üle. Ups. Tänagi kehtib nii tühistamine kui itsitus. Meil on Smuulilt ja Vildelt laenatud siseringi naljade sisering kindlalt kokku. Ja nüüd saad sa otsustada, kas siseringi ja naljad jäävad eraldi või on lausapikk liitsõna siseringi naljad. Küll see lugeja selle ka ära loeb. Veerib ja saab hakkama. Siseringi naljade, kõigile mõistetavate väljendite pideme täis. Üks sõna, termin relvanduse valdkonnast. Pideme täis, kavuuri täis, trumli täis. Meil siin siis pideme täis koolon ja me loetleme neid rahva suhu ehk suusse suubunud väljendeid sealt
klassikast. Pideme täis koolon. Me oleme Tallinnast ja maksame, kord Vestman all ja piibeleht peal, siis jälle piibeleht all. Ahah. Tegelikult on all mõttes baasiks Vilde ülim aatelisus ja missioonitunne. Üks sõna. Mäletad meil siin lõpus küsimused ka. Vastused reas siin on. Ülim aatelisus ja missioonitunne. Eetiline eestlaseks olemise põhi, mis sünnitas Igihalja kokku. Mahtra sõja raamatu nimi, jutumärgid algavad alt ja lõpevad üleval. Sama raamatu nimega Külmale maale. Ja liiklusmärgid meil on siis nii. Igihalja kokku. Igavesti roheline. Jutumärgid algavad alt. Mahtra sõja jutumärgid kinni ning jutumärgid algavad alt. Külmale maale jutumärgid kinni. Sügavusega. Südame sügamised. Süü. Alliteratsioon. Hästi mõnus. Stilistiline võte. Soovitan. Nii on. Reegleid võib rikkuda see, kes neid tunneb. Oma rahva üle naerda saab vaid rahvaga sügava. Mängime veel kord selle sügamisega. Ühtsuse tajuja. Aastal 2022. Praegu siis 2026. Kohe on järgmine 27. Ei ole mõtet kalendrit ostagi. Või numbrit tekstis vahetada, eks. Siin ja praegu adume Vilde ja Tammsaare teostes sügavust. Ka täna. Just nüüd toimub täpselt seesama. Kirjutame selle sama sügavalt sügades kokku. Mul on siin näpukas, millest mitte keegi kunagi ei teada. Ei saa, täheviga oli. Ups, äkki ikkagi inimene. Nii nagu Vilde kirjutas oma aegumatud teosed ajalehtede kokku, ajalehtede jutulisana üks sõna, järjejutt. Tänapäeval on need internetis. Tookord juhtus teate mis? Jutulisana, toimetuse jooksupoiss, üks sõna ukse taga, käsikirja üks sõna, ootamas, Autorid olid nii terve närvikavaga, et suutsid igapäevast väljalüpsi anda nii, et toimetuse koller ootas ukse taga. Respekt, ma ütlen, härrased, respekt. Austus. Not band. Who's that band? Babe, badass band, ma kaotasin järje ära. Niisiis. Käsikirja ootamas, kirjutavad täna Kristiina Ehin, Leelo Tungal, Sass Henno ja Valdur Mikita Uusima ajaloo. Üks sõna sünnivaludest, poolitusmärk rea lõpus. Kulleri asemel on Facebook, Instagram, 1M ja Twitter, X. Viimases neist lubatakse kehtestada ja tagada tõeline ja täielik
sõna vabadus, üks sõna, vabaduse liik. Pideva karistamise ja sulgemise hirmuta, mida meile võimaldab meta. Meta teeb meiega praegu sedasama, mida omal ajal KGB ridade vahel ümber ütlevalt naljatades kujundlikult väljendumise kauniskunst. Pärast esimest vaba auru väljalaskmine kirjutatakse sel juhul kokku, kui seal ees ei ole täiendeid, laiendeid, aga on, jääb lahku. Pärast esimest vaba auru väljalaskmist on seal tsensorite pealekaebamise üks sõna, et mitte öelda koputamine, kitsepanemine ja vihakõne üks sõna. Enne muiste oli tähtis saunaviht, nüüd räägime pigem sellest vihast, mis paneb sõimlema avalikus ruumis, üksteist hooradeks nimetama. See on katkise inimese moodustatud katkise rahvuskehandi hetkeseis ja enne nõuab tsenseerimist või lubamist. Puristage ennast tühjaks, saab kergem. Vihakõne sildita olulisematest asjadest võimalik päriselt rääkida. Räägime tõsiasjast üks sõna, et mitte ühegi rahasummaga kokku, et ei oleks mitte ühegi raha. Ja siis kurb üksildane summa seal kuskil. Vaadake, kuidas ise saab. Mitte ühegi rahasummaga endist maad tagasi osta ei saa. Otsa hakkab teine lõppema. Juba eelmistel sajanditel rääkisid kirjanikud, kui rahva mõistus, võrdlev kui selle ette koma ei käi, ja südametunnistus, üks sõna, tunnistuse liik, ületarbimise kokku, naeruväärsusest kokku. Mees saab kanda ühe korraga üht ülikonda kokku. Kuulsin seda väljendit esimest korda Pärnus Viktor Levada käest, teda intervjueerides. Siis ta kirjeldas, miks ta investeerib sellisesse toredasse asja nagu jalgpall, mis on parem kui seks, aga sellepärast, et ta ei söö 2 lõunat, ta ei kanna mitut ülikonda. Ennäe, kes ei tahaks kuuluda ülikkonda, 2 kaadsel juhul keskel. Naine võiks igal hooajal üks sõna, uue kiirmoe kokku järele Pariisi, Londonisse, Milanosse sidekriipsudega marsruut ehitatud meil lendamise asemel õmmelda päris oma riided ning neid kaunilt kaua kanda. SARS, seda nimetati siis COVID-19 seekord, ja pandeemia, mis üha uute lainetena peale tuleb ja kui ei ole veel tulnud, siis hirmutatakse hoolega, kohe tuleb. Saa enne rikkaks ära, eks. Rikkaks saamisega on kiire, sest kohe tuleb uus epideemia, pandeemia, vai. Ning arutute lendude jaoks taeva ja kaubanduskeskused, üks sõna, suleb kooma, vihjab valjusti, koolon, liitlause tagumine osa selgitab, mida väidab liitlause esimene pool.
see taeva ja kaubanduskeskuste sulgemine vihjab valjusti edaspidi kokku, sööte ja kannate seda koma, mida loob teie enese, maa ja rahvas. 3. maailmasõda, kõik 3 kokku, kordab tarkuse emana. Kordamine on tarkuse ema, repetitio est mater studiorum, vastab tõele igavesti. Tarkuse emana, koolon rea lõpus. Praegustel asjaoludel, kokku need asjaolud, lennukitele taevast lahti hoida ei saa. Energiakriis, kokku kriisiliik, koos naftavarude kokku, poolitusmärk rea lõpus, lõppemisega emake see maa, jah, soontest koma, kuhu voolab asemele puhas magevesi, üks sõna, milles on meil üldse mitte keeleline, vaid eksistentsiaalne probleem, samavõrd kui kõik kibelevad Hispaaniasse, sooja turvatunnet otsitakse, ära tahetakse, ka teades, et iseennast tuleb ikka kaasa võtta, ikka kibeletakse mujale. Ja siis ootab Hispaaniates, üldse Lõuna-Euroopa nendes piirkondades, mis on need kõige armastatumad ja kus on ridadena ühesugused karperamud võileiva hinnaga, sest seal ei ole enam vett. Loodeti naftat pumpama asudes, et tühjaks jäänud naftasoontesse voolab merevesi, ent mingil saatuse iroonilisel põhjusel on sinna lahkunud mage vesi. Ahah. Kas sa tead, kui suur väärtus on Eestimaa jõgede, rabade, järvede magevesi? Muidugi tead. Ja see, et puhas magevesi, sinna magevesi kokku oli ja sinna voolanud on magevesi koma, jutustab taastuvate energialiikide üks sõna kasutusele võtust kokku, uutest energialiikidest kokku ka. Vilde ja Smuul olid optimistlikumalt kui Tammsaare ja Douglas veendunud, et igale probleemile on lahendus. Nad ei teadnud veel karta aerosoole ega freoone, külmutuskapistahv, mis põhjustavad osooniauke, üks sõna. Nad ei sorteerinud prügi ega kirjutanud kilekottidest üks sõna või kasutatud maskidest, mis loomi ja linde tappes ookeanis ja kõrbetes hukatuslikke saari ja vaipu moodustavad. Iga pähkli jauks on tangid, iga pott leiab kaane. Plastikust ja rõivastest jalatsitest, sidekriips seal vahel, saab näiteks ümber töödeldud üks sõna, missuguseid
ümber töödeldud graanuleid ja rannikualade kokku uusi hinnalisi laiendusi. Usutavasti jagunevad ka supervarakate kokku miljardid uue hea ilma Aldous Huxley raamatu pealkirja parafraas. Uue hea ilma eetikareeglite liik pigem. Võib kirjutada nii kokku kui lahku. Mulle meeldiks kirjutada kokku ja niiviisi, et poolitusmärk, üllatus, üllatus, on rea lõpus. Eetikareeglite kohaselt nii, et toitu ja mereveest üks sõna, filtreeritavat joogivett üks sõna, päikese, tuule, vee, poolitusmärk, energiast loodud elektrit jätkub kõigile ning tänased trügimised kaotavad põhjuse. Püramiide ehitades teati, kuidas teha planeedist enesest elektrit, mis siin teha, see on praegu ka. Tesla teadis ja vaigistati. Musk teab, aga ei anna. Aga ükskord algab aega. Vähemalt hea teada, et see tasuta elekter, vaba energia on olemas piiramatult, ilma nullideta. Ja lõppsõna, mis on sissejuhatuse kaksikvend, läheb sedaviisi meie teema raami sisse. Tänased kirjanikud kui sõnumitoojad kokku on üha veendunumad, et oleme teel riikide ja piirideta maa poole. Mitte ainult kirjanikud, see on Elon Muski, Greg, Brandon, kes iganes unistavad sellest, mediteerivad sel teemal, korraldavad rännakuid, viivad inimkonna ühtse suhtumise ja vaibiga, piirideta ja riikideta. Kõik on kõigiga seotud helge harmoonia poole, pikk tee minna. Niisiis oleme veendunud, ent ometi, kui pole isu äratavat üks sõna konkurenti, pole ka kellegi vastu võidelda, vennatapu sõda pidada, nii lihtne ja loogiline, ent kummatigi on aeg. Niisiis, nüüd tuleb see lause, mis kõrvutab sõnad poolt ja vastu, kellegi vastu võidelda ja järgmine lause ütleb, on aeg, mõttekriips, ikka ja aina poolt, mõttekriips, istutame selle poolt olemise, ülesehitamise, loomise, rajamise, hinguse kahe mõttekriipsu vahele. Puhta edenemise eest hoolitseda ja armastavas sageduses koos luua. Inglise keele vaimustusega võiksime kirjutada kokku ka selle sõna koos luua, co-creation, co-create. Kuidas tunned?
kirjutad kokku või jätad lahku, igal juhul palun kirjuta nüüd küsimustele vastused ja siis oma arutlus suhtumisest rikkusesse, kust maalt rikkus algab, kuidas sina saaksid rikkaks, millised on tänased rikkurid ja missugune sina rikkana oleksid, milline kohtumiseni, kallis kaasteeline, omal kordumatul moel rikkad oleme praegu ka, just praegu, nüüd. Tunned, sa oled piiritu igati. Kallis Tann, tšau.